Tere tulemast tagasi aastasse 2016. Ma arvan, et te kõik olete neid trende juba nii palju näinud, et kõik mingi jagavad oma mingeid 10 aasta taguseid pilte, videosi. Ja ma mõtlesin, et ma võiks seda sama teha, lihtsalt natuke suuremalt. Ja selle idee tegelikult andis mulle ka see üks kommentaar. Ta küll andis nagu veits teise nagu pointiga selle, et et ma näitaksin võib-olla mingi, ühesõnaga, ma jätan selle kommentaari siia ja siis ma sealt edasi genereerisin, et ma tahan väga sellest 2016 aastast rääkida ja teha sellise 2016 aasta video, kus ma siis räägin, mis siis toimus, ma räägin enda elust, mis mul toimus, sest minu jaoks oli see väga murranguline aasta. Ja kui te näete, et mul pole meiki, siis see on põhjusega. Ma hakkan looma taas enda 2016 aasta meigirutiini. Nii et tule minuga kaasa, sest et see on Throwback Thursday, okei? Ja esimese asjana ma pean ühe kohustusliku asjale tegema. Siit on üks asi puudu. Joker. Ma käisin seda eraldi ostmas täna Expressionsist. Nii ma panen selle kohe. Mul küll sellist ei olnud endal. Mul olid sellised, kus nagu oli must ja siis siit nagu rippusid mingid asjad, aga ma ei leidnud sellist. Nii et okei, nüüd me oleme 2016 aastas. Teine asi, ma olin mingi, et mis ma selga panen? Ma pean ikkagi olema selles aastas. Jah, on nii. Ma nägin oma pilte ja minu üks väga suur teema oli braletid. Ja ma leidsin sellise pildi minust ja Kaisast. Ja kes lubas mul niimoodi klubis käia? Kes lubas mul niimoodi klubis käia? Ma ei tea, aga see bralettide teema oli väga, väga suur ja ka minul olid need ja ka mina käisin nendega väljas. Nüüd I would never do that again, ma arvan. I don't know tegelikult. Ma leidsin enda kapist Change'ist Petriisi muusikavideoks saadud sellise braleti, nii et ma olen tegelikult tehniliselt, ma olen pesuväel teie ees praegu, aga see oli ju 2016 aasta vibe. Ja teine asi, kohustuslik skinny jeans. Ja minul oli räigelt nagu teemaks need mustad, okei, need ei ole, nad olid küll muidugi kunagi veel kõrgelma värvil ka, aga ühesõnaga ma käisin niimoodi klubides, ma mäletan, Hollywoodis. Okei, ühesõnaga, hakkame meiki tegema. Mul küll ei ole nagu sellest aastast nagu meigi tooteid otseselt, mõni on. Aga siiski ma usun, et ma saan midagi luua uuesti, mis oli trendiks ja mida mina tegin. Ja kindlasti on mingid asju, mida mina ei teinud või trendides ei olnud, aga mina tegin. Hakkame siis aga pihta. Oh my god, mul tuli praegu mingi YouTube'i kommentaar. Live reaction. Kas sa oleksid ka nõus näitama oma vlogis kas või väikest snippetit, kuidas oma koreaid mõtled? Tegelikult ma näitasin natuke, aga see oli 3 sekundit, sest muusika on taga. Aga ma võin seda proovida veel rohkem teha. Lihtsalt see viis, kuidas mina koreasi mõtlen, on see, et ma panen lihtsalt laulu kogu aeg. Kogu aeg panen. Eks ma ei saaks seda copyrightide tõttu nagu niimoodi kasutada, et ma vaikuses väga harva mõtlen. Ma mõtlen alati, ma panen kogu aeg uuesti. Siis uuesti, nii et. Aga ma üritan seda kuidagi näidata teile rohkem. Nii, ma üritan vähemalt mingid nagu tooteid nagu nii sarnaselt võtta, kui ma vähegi saan. No, mina mäletan, ma ei tea, kas see oli 2016 või see oli varem, aga ikkagi 2016 oli selline aasta, kus ma hakkasin seda meiki nii-öelda avastama. Ja ma mäletan, et üks bränd, mis oli pea kõikide tüdrukute selles unistuste listis. Oot, ma ei tea, millal nad Eestisse tulid, aga selleks brändiks oli NYX. Ja oi, kuidas ma neid NYXi huuletooteid ostsin. Kõik need pruunid värvid, nudevärvid. Ullala. Ma vaatan, millal NYX tuli Eestisse. 2017 oli ka või? Mul nagu meenub, et võib-olla tõesti. Ühesõnaga, no ma lähen ikkagi NYXi peale välja, sest et nagu see on ikkagi minu jaoks see kõik see 2016 kuni 2019 on sama aeg. Ühesõnaga, paneme siis aga seda NYXi primerit. Ma mõtlesin, et ma teeks sellist 2 segmenti. Esiteks ma räägiks sellest, mis oh my god. Et ma räägiks sellest, mis maailmas toimus ja ma räägiks sellest, mis minu elus toimus. Natuke paljuks läks. Ühesõnaga, mis maailmas toimus? No ma natuke siin guugeldasin, sest ma täpselt ju ei mäleta. Esimene suur asi maailmas oli siis see, et Donald Trump valiti presidendiks. Ja juba siis see tundus nagu et what the heck, miks? Ja ma arvasin kusjuures, et ta ei saa enam mitte kunagi presidendiks. Ja siin me oleme. Juuksed. Korra räägin vahele. Ma kandsin oma juukseid kogu aeg half up, half down. See oli minu go-to look. Nii et sellepärast ma tegingi need juuksed. Aga lähme edasi. Siis üks asi, millega ma ei läinud kaasa, mis oli
trendiks, oli siis see Pokemon Go. Nagu see mitte kunagi ei tõmmanud mind ja ma jäin sellest rongist maha. Küll aga üks asi, vaat nüüd ma täpselt ei mäleta, mis aastas oli. Nüüd ma võin ikkagi nende aastatega natuke eksida. Ka see gümnaasium ma paneks selle kogu aja omal sinna 2016 aastasse. Aga mina olin obsessed sellisest mängust nagu 2048. Kas keegi mäletab seda mängu või? Oh my god. Joosep on mu biggest fan, ta istub mu kõrval siin ja vaatab, kuidas emme sotsiaalmeediat teeb. Mis toimus aastal 2016 on see, et Instagram tegi siis oma suure tuleku. Ta oli küll olemas juba selleks ajaks minu arust. Sest ma mäletan, et ikkagi mul seal 10 alguses nagu oli. Ma käisin gümnaasiumis 2013–2016. Aga ta ei olnud nagu nii suur. Ma arvan, et mis oli Instagrami üheks suureks tõukeks, oli kindlasti see, et Instagrami tulid need story formaadis asjad, et üldse said nagu story'si teha. Ja alguses ma mäletan, minu ajal oli Snapchat, eks ju. Ja ma tean, et see on siiamaani, aga siiski. Ja seal olid nagu story'd. Ja kui Instagram tegi selle, et saab tega story'si teha, siis korraks oli see, nagu, miks Snapchat juba teeb seda, et miks ta ahvite. Nüüd ma olen mingi, see on nagu nii Instagrami asi. Et näiteks kui Facebooki tulid lõpuks need story'd, ma olen mingi, mida te teete, see on Instagrami oma. Ja ma arvan, et see oli nagu Instagrami jaoks murranguline hetk. Sellel ajal ma hakkasin siis reaalsuses postitama. Ma natuke olin ikkagi varem postitanud, aga jah, see sotsiaalmeedia läks sellel ajal suureks. Et enne seda see ei olnud nagu üldse nii suur. Siis muidugi muusika on see, mis jääb mulle igavesti meelde aastast 2016. Sellepärast, et sellel ajal tehti bängermussi. Ja üks asi, mis mulle nagu kohe meenub muusikaga, on siis see, et hästi palju kasutati sellist nagu linnu sound'e või nagu ühesõnaga niisugused hästi troopilisi vibe. Ja see kuidagi oli minu jaoks selle perioodi nagu, on selle perioodi nagu niisugune iseloomustav joon. Ja no, oh my god, esiteks see, et Rihanna, see Anti-album, Anti, whatever, album tuli. Ma arvan, et me kõik teame neid laule sealt pealt. Okay. Kas ma peaksin vahepeal rääkima toodetest ka? Ühesõnaga, Primarix panin seda, no see Estée Lauder, no seda ma obviously sellises vanuses ei kasutanud, aga ta on lihtsalt imeline. Ja siis concealer ma panen Essence'i. Stay all day, 14 tundi. Ühesõnaga, teate üks asi, mida ma võib-olla kunagi tegin. Vaata, kunagi oli meigiga see, et tehti kõik hästi palju, hästi nagu kõik oli nagu, et praegu vastupidi, less is more, aga ma mäletan, seda me oleme aastaid teinud, aga kunagi pandi ju ka siia. Ma tavaliselt piirdugan ainult sellega, ma panen silma alla. Ja siia, ja siis siia, eks ju. Tegelikult ju ei ole vaja. Aga proovime järgida neid trende, mis sellel ajal olid minu elus vähemalt. Muusika jah, Drake, One Dance, mis tal oli seal Hotline Bling, kõik värgid särgid. Ariana Grande, Dangerous Woman, see Lean On. Vaat see on ka selle linnu laulu efektiga. Sel hetkel oli muusikas midagi teistmoodi. Nagu midagi oli õhus teistmoodi. Ja no muidugi üks asi. No nad tegutsesid ka varem, aga minu jaoks nad ikkagi tegid oma plahvatuslikku hetke siis on Kardashianid. Ja just nimelt Kylie Jenner. Ja temast mul on ka siin varsti juttu, aga ikkagi nemad panid väga paljudele asjadele suuna. Näiteks nemad minu arust, minu mäletamist mööda, tõid selle trendi, et sul on see nagu body, esiteks ka see bralett ja high jeans, nemad kandsid neid, siis body, nagu pitsist body, nagu selline, nagu, et ta läheb nagu braasid, aga seda body ja siis on nagu teksad. Et minu arust nemad hakkasid neid kandma ja siis kõik olid mega mägad. Ja hästi palju võeti nende pealt seda nagu niši, et nagu, mida teha meigis, nagu minu arust Kim alustas seda baking asja. Ma ei tea, ma võin täiesti mööda panna praegu, aga nagu mulle lihtsalt meenub minu mälestuste moodi, nagu et kuidas mina neid asju nägin ja leidsin, oli läbi nende. Vot mina ei teadnud, kas see on aastast 2016. Ei, see ilmselt ei ole aastast 2016, aga mul on tunne, et sellel ajal tundus, et kõik välismaa tundub hästi kaugel. Või nagu, kui sa tahtsid mingid tooteid saada, mis olid välismaal, siis nagu see tundus nii võimatu neid saada. Või nagu see, ma ei tea, kuidagi
praegu sa oled mingi, ma shippin kuskilt, aga siis oli nagu mingi what, kuidas ma saan. Ja kõik need uhkemad brändid, nagu oligi see Kylie Jenner Lip Kit, eks ju, siis minu arust oligi see Anastasia, kõik oli mingi, ma käid, jaa. Miskit oli veel, Elf, no nüüd mul on Elfi see primer, seda ma läksin ka, lasta alla. Ühesõnaga, kindlasti oli veel mingeid asju. Huda. Sellest ma võin täiega eksida, võib-olla need ei olnud sellel ajal väljas veel. Aga lihtsalt see on minu mälestus. Ja sellel ajal oli tugev kontuur, nagu tugev. Ja teate, mida sellel ajal ei olnud? Põsepuna. Kui oli, siis oli väga minimaalselt. Mis on ju täiesti vastupidine tänapäevale, kus põsepuna on täiega in. Nii et kahjuks täna ma põsepuna ei tohi panna. Jah, kõik oli selle hästi nagu nude ja niuke neutraalne, niuke nagu pruun. Tänapäeval on nagu mingit roosat ja nagu õrnust ja sellist asja ka, aga ei, siis pidi olema kõik tanned. Siis üks asi, mida ma ka ei teinud, aga no ma mäletan, et need olid populaarsed, olid vainid. Need olid need lühikesed klipid ja minu arust see versus TikTok. Nagu TikTokis on nagu mindud üle piiri nende asjadega, aga vain oli lihtsalt tore. See oli lihtsalt tore, 7-sekundilised videod. Ja keegi ei võtnud seda väga tõsiselt või nagu kõik oli selline fun. Ja mulle tundubki, et nagu siis oli veel sotsiaalmeedia fun. Kuniks see sotsiaalmeedia laienes ja siis see ei olnud enam fun. Hästi palju highlighti oli sellel ajal, nii et ma lisan highlighti lõpus ja panen hullu sellega. Aga väike setting spray, kasutan seda Benefiti oma. Issand, mis beauty guru praegu siia tuli. Teate, ma ütlen teile ausalt, ma võib-olla kulmud pean ära tegema ja siis ma saan teiega rääkida, sest ma vist ei saa samal ajal teha kahte asja nagu kulme ja rääkida teiega. Nii et ma teen kulmud ära ja siis räägime uuesti. Panen siis vähemalt seni ka muusikat. Nii et väike party samal ajal, kui ma kulme teen. Üks asi, mis ma meelde tuli kulmudega. Ma olin obsessed sellest, et teha need kulmud niimoodi, et teen kulmud ära ja siis siit peab minema heledaks ja siis on nagu fade ja siis on hästi struktureeritud kulmud. Ehk siis seda me teeme nagu concealeriga ja kõik. Aga seni ka nautin muusikat. Baby, I like you so. Mulle nagu meenub, et see oli üks variant, kuidas kulmekanti, nagu ma proovisin nad teha hästi tugevad, nagu nad olid nagu nii tugevad, in your face, lihtsalt nagu nad lõikasid sind, nagu sõnaga. Aga ma arvan ikkakest, et ma teen seda varianti, sest see oli mul mingi teema ja ma pean seda järgi tegema. Nii, tõmbad siit seda värvi maha, et ta oleks ikkagi ombrekulm. Võib-olla ombrekulm tuli hiljem, aga lihtsalt ma ei saa see, mis ma kunagi tegin nende kulmudega. I have to redo it. Vaata, tänapäeval see ombrekulm on nagu ilus, aga siis see oli nagu hästi robustne. Nagu kõik jooned on piiritletud. Ma ei ole make-up guru, et ta teaks. I have no idea what I'm doing, aga ma tuletan meelde seda, mida ma kunagi tegin. Kuule, aga midagi sellist oligi ju. Et need jooned tulid siit nagu tugevalt, aga samas siit oli nagu see ombre, ehk siis fade out. Niimoodi. Ja kuna ma alles avastasin, ma mäletan sellel ajal nii-öelda kulmude tegemise, siis ma tegin endale alati mustasi kulmes. Ma ei tea, miks. Okei, mul olid mustad juuksed, aga siiski. Was it necessary? No. Okei, ja üks asi, mida ma ei ole aastat enam teinud, oli ikkagi see kulmude defineerimine, kus pliiats. Ma ei saa aru. Kas teil on ka meiki tehes nii, et asjad kohe kaovad ära? Kuigi sa kasutad need siin samas, aga kuhu te trüppida sai? Ma just kasutasin seda. Siin. Never mind. I'm so dramatic. Okei, nii. Jätkuvalt, ma ei ole seda teinud enam juba pikamat aega, aga kunagi sai jälle nii. Kus on concealer? Terve aeg oli siin samas. Terve aeg. Ma ei tea. Ühesõnaga, kulmud siis pidi ju veel concealeriga üle defineerima. Niimoodi, et need ääred oleks nagu snatched. Eks mäletan, et siia alla. Oh my god. Miks nii palju samme? Ma ei tea. Kurat, need kulmud on erinevad. Appi! No okei, kärab ka. Nii, lähme silmade juurde. Ja siis ma räägiksin nüüd enda elukesest. Minu jaoks 2016 aasta oli väga murranguline aasta. Kunagi ma tegin seda, ma enam ei ole seda teinud aastaid. Et ikkagi meigi alla või sinna silmade alla väike concealer. Et see meik paremini püsiks, aga
ma ei ole seda armastajat teinud ja meik püsib väga hästi, nii et I don't know. Mis siis toimus mul sellel aastal? 2016 aasta oli see aasta, kus ma lõpetasin gümnaasiumi. Ehk siis minu koolitee sai ametlikult lõpu. Kohe jõuame ka sinna, et tegelikult ma läksin ülikooli, aga siis ma tulin sealt ära. Ühesõnaga, gümnaasium, crazy times. Gümnaasiumiga mulle meenub ka see, et meil oli ju lõpureis ja see oli minu esimene lennukireis. Me käisime Bulgaarias. Nüüd teate, üks jube kurb asi on. 2017 aastal ma käisin viikendil. Ma käisin igal viikendil. Aga esimesel päeval juhtus mul selline asi, et mul oli telefon maas ja mul oli siider. Ja ma panin siidri miskipärast, ma ei tea miks, kuskile siia niimoodi taskusse ja oli aeg hakata minema ja siis ma otsustasin võtta selle telefoni, aga ma ei pannud tähele, et mul siider on siin. Ja kui ma hakkasin seda võtma, siis mul siider lendas telefoni peale. Minu arust seda ei olnud palju, aga telefon enam ei töötanud. Ja siis ma viisin selle ruttu parandusse, läksin samal Alise peole, järgmine päev minu arust läksin järgi ja kahjuks enamus pildid ja videod on läinud. Nii et seetõttu mul on sellest ajast väga vähe materjali alles, mis on nagu nii kurb, et ma tahaks teile näidata, mis me seal Bulgaarias tegime värki. Ma pean Huda Beauty seda kasutama, obviously. Aga jah, sellel aastal saab mul siis gümnaasiumi lõpetamisest 10 aastat. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik isegi on. Minu arust ma lõpetasin gümnaasiumi 5 aastat tagasi. Aga koolist rääkides, siis tegelikult, ma olen sellest juba varem rääkinud, aga räägin siin põgusalt, et peale seda ma ikkagi otsustasin kooli minna, sest kõik teised ka läksid ja läksin sellise pinge tõttu ainult. Läksin siis majanduskooli raamatupidamist õppima ja ma ei ole kunagi selline olnud, kes nagu jätab asju poolele või nagu, kui ma alustan, siis ma juba viin lõpuni asja. Ja eriti niisugused, mis on nagu kooliga seotud ja nii. Ja ma läksin siis raamatupidamist õppima ja novembris sõidan üks päev kooli ja ma olen mingi, aga ma ei taha ju seda tegelikult õppida. Ja mulle jõudis kohale see, et ma tean, mis ma teha tahan. Ja vaat sellepärast on ka 2016 aasta minu jaoks murranguline, et ma sain aru, mis ma teha tahan. Ja see oli nii suur nagu hetk minu jaoks. Ma sain aru, et ma tahan olla artist. Ma sain aru, et ma tahan olla laval. Ja see reaalselt käis nüüd 1 päevaga see arusaamine, et ma tahan teha seda. Ja selle jaoks mul ei ole vaja raamatupidamise pabereid. Kuigi nüüd ma mõtlen, et nagu oleks võinud, aga samas ma tean, et nagu siis ma oleks saanud mingeid asju teha tänu sellele. Sel samal hommikul siis ma sõitsin kooli ja mõtlesin sellele, et ma ei taha tegelikult minna, et ma tegelikult ei taha seda paberit. Siis ma olin esimese tunni ja ma ei teinud mitte midagi tunnis kaasa, sest ma sain aru, et miks ma siin olen. Ja siis ma lihtsalt ootasin, millal see tund jääks läbi. Ja siis ma olin mingi, davai, tüdrukud, adios, see you never. Ma ei tule tagasi. Ma olin ise nii üllatunud, sest ma olen alati olnud väga selline kohusetundlik. Seda kindlasti mõjutas ka asjaolu, et ma läksin tööle. Muidugi ma olin eelnevad suved, ma ei mäleta, millal ma Mojitosse tööle läksin. Ma läksin mingi suvel, ma arvan, et see võis olla niimoodi, et ma läksin Mojitosse tööle 2015 aasta suvel ja siis 2016 aasta suvel ma käisin ka. Vist võis midagi sellist olla. Ja siis ma sain aru, et nüüd on vaja tööle minna ja mina läksin tööle klassi. Klass oli siis kunagi selline koht, kus käisid ja bändid ja artistid esinemas ja siis oli nagu bar, lounge. Nüüd see on mingi natuke teistsugune kontseptsioon, aga see oli ikka koht, kus Eesti artistid käisid esinemas ja ma sain seda nagu melu sealt ja aru saama, et ma tahan olla ka laval. Ja see koht, see klass kindlasti aitas mu sellele otsusele kaasa, sest ma sain aru, et kui ma olen ümbritsetud sellest, siis mulle nii meeldib see nagu muusika ja muusikavaldkond ja ma alguses mõtlesin, et ma teen oma seda roosakat firma looki, mida ma tegin kunagi kogu aeg, aga mulle tundus, et see oli pigem seal 2018-2019 aasta. Ja siis ma ikkagi võtsin selle, mis oli üldjuhul populaarne, oli siis selline nagu nudekas, pruunikas toon, aga mida ma pole ammu teinud ja mis oli populaarne, oli see cut crease. Ehk siis, et sa paned siia concealerit, siis sa hõõrud selle siin laiali ja siis paned sinna peale veel mingit glitterit. Ja see klassis töötamine oli üks mu elu kõige ägedamaid aegu, for sure. Ma tuttusin nii paljude ägedate inimestega, artistidega, kellega ma nüüd tänapäevaseks teen nagu päriselt koostööd või olen teinud koostööd, mis on nagu nii haige mõelda. Nagu see seltskond, kellega me seal olime, nii äge. Siis ma siin oma selles vlogis rääkisin juba sellest, eelmises vlogis jah, rääkisin juba sellest üksi elamisest, siis ma alustasin oma teekonda üksi elamisega, hakkasin elama linnas rohkem. Et
see oli selline murranguline, et no ongi see, et minust sai nagu täiskasvanud inimene sellel aastal, ma ütleks. Kurat, see cut crease ei tulnud päris nii välja, kui ma tahtsin, aga okei, paneme siis. Võtame siit Bretman Rock, oh yeah, tema Jungle Rock Collectionis, see on mul juba kohutav, aga ma kasutan seda iga kord, kui ma teen meiki, nagu ma kasutan seda pruuni just. Paneme siit. Siis tegelikult asi, mida ma tegin kooli ajal hästi palju ja noh, 2016 aasta oli see, kus ma selle põhimõtteliselt siis juba ära lõpetasin, aga tegin veel viimast hetki. Tegelikult seda cut crease ei tehta, nüüd ma tean, aga ma teen ta praegu nii. Ma olin tooteesitleja poodides ja see oli väga hea võimalus kunagi teha tööd kooli kõrvalt, sest nagu õpilasena on väga raske teha midagi kooli kõrvalt, mis ei hõlmaks väga palju aega. Ja see oli selline üks periood mu elus, kus tõi mitte. Kui sa kunagi nägid neid, kes mingit kinderit või midagi pakkusid, siis proovi, ma olin üks nendest. Jälle ma kaotan ära. Okay, nii. Let's talk about fashion. No ma ei ole kunagi olnud väga see inimene, kes käib mingi trendidega hullult kaasas. Aga mis mulle meenub on see, et ma olin väga suur Humana shoppaja. Nagu I love Humana. I loved tegelikult. Sest noh, siis me hakkasime Kristeli, siis veel mitte, aga meil oli Kristeliga mingi teema, et me käisime iga kord, kui see mingi 2 euro päevad ja seda olid. Ja mingi hetk see vajus ära ja ma satun võib-olla kord aastas Humanasse. Kuidagi ei jaksa enam nagu seda aega kulutada, et otsida. Vaat siis oli aega teistmoodi. Siis mul ei olnud aega veel niimoodi, et nagu iga minut on arvel. Ma arvan, et 3/4 mu kapist olevatest esemetest olid Humanast. Kas mul on midagi alles? Ma arvan, et mingi üksikud asjad. Üksikud. Ma olen kõik kuidagi ikkagi ära andnud. Aga jah, mõni kuld sealt ikka tuli. Mul tuli praegu meelde, et mul on isegi mul lõpukleidid alles. Oh my god. Kas te tahate näha? Ma näitan teile. Ta-ta! Oh my god, see on nii ilusat värvi. Gorgeous. Miks ma sellega üldse ei käi? No sest see on väga 2016, eks ole. Aga it's a vibe. Väga tähtis asi oli see highlight. Siin niimoodi nurga sees. Seda ma teen siiamaani. Siia niimoodi kohe kindlasti. Siis minu arust, kui ma nüüd ei eksi, oli ka niisugune teema, et seda pandi siia niimoodi keskele. Issand jumal, mul on täna üritus. Ma ei tea, kas ma päris selle meigiga lähen. Ja oi, mis oli teemaks. Kulmusi alla, no seda ma ei ole ka juba aastaid teinud. Ma tunnen, et see on nii ebavajalik. Aga sinna alla sai pandud. Ja viimane asi, mida ma siiamaani teen, on see, et siia alla pandi pruunikatooni. Ja äärest ma teen seda siiamaani. Aga mina olen avastanud, et minu jaoks on kõige parem ikkagi see, et teha poolik. Jälle kadunud asjad, ma ei tea. Asi, et ma ei tee nagu tervele silmale, vaid ma teen siia nagu poolikult. Yes. Who is that girl? Esimene tasustatud esinemine. Mul oli sellel aastal esimene rahaline esinemine. See oli, ma mäletan, klubis teater. Ja Laura Prits oli seal õhtujuht, ta nagu meiega otseselt ei tantsinud, aga midagi seal. See on selle esimene kord, kui ma temaga tutvusin. Nii et vaat kus elu meid viinud on vahepeal. See oli väga äge esinemine. Ja selline, et oh my god, I could do this for a living. Ja tegelikult ma mäletan, et sellel aastal, siis ma olin veel õpilane, ma alles ju hakkasin õpetajaks aastal 2020 vist, kui ma ei eksi. Sellel aastal oli mul esimene kogemus või nagu ma arvan, et see kindlasti nagu aitas mul jõuda sinnamaale, kus ma olen täna. Et meil olid võistlused tulemas, ma mäletan, ja mu treeneril oli see, et ta oli täiega niisugune, et ma ei tea, mis ma selga panem nii. Ja ma ütlesin, et ma võin aidata. Käisingi poodides ringi, otsisin meile kostüüme, siis lõpuks ma leidsin kostüümid. Miksed pruunid või need rohelised püksid. Ja siis panime mingi kõikidest New Yorkeritest need kinni, siis kõik käisid järgi nendel. Ja ma tundsin ennast nagu, et oh my god, ma sain nagu abiks olla millegagi, et oh my god, ma sain nagu olla osa sellest nagu protsessist. Ja no nüüd vaadake, kuhu elu on viinud. Ma olen ise see teacher, kes peabki need asjadega tegelema. Nii et crazy with you. Okay, paneme korra mussi, ma tahan laulda. Korra vahepealne märkus. Kontuur. Mul ei ole muidugi, ma leidsin üles oma BYS-i kontuuri, mis paleti, mida ma pole üldse kasutanud. Girls.
Girls, kas ma olen ainuke, kellel on see mälestus, et kuna nagu meik oli ikkagi tollel ajal kallis või nagu out of reach, siis esiteks see, et kaubamajas oli BYS-i tooted. Ma arvan, et kõik tüdrukud ostsid sealt. Ja teiseks, need Essence'id ja Catrice'id, samad firmad, hakkasid tulema mingitesse Selveritesse asjadesse ja see oli nagu ka nagu kättesaadav meik. Ja ma arvan, et me kõik olime nagu obsessed. Sest mul on siiamaani need Essence'i ja Catrice'i mingid huulepulgad ja seda alles. Ja siis ma mõtlen, et jälle mingi nagu full 360 circle, et nüüd ma saan neid tooteid, mida proovida. Et selles mõttes on üliäge. Aga ja see BYS, oh my god, kõik ostsid. Kõik, eriti kui olid mingid osturallid asjad. Siin olid ju mingi ekstra head hindadega, mingi suured alad seal. That was the shit. Ja oh my god, vot see on 2016. Oh my god, okei, ma never ei teeks enam nii tugevat kontuuri. Ja jätkuvalt siis põsepuna oli cancel, aga seest meil oli highlighter. Kasutan vist seda NYXi, ei, see on põsepuna. NYXi highlighterit, sellist Paradise. Kuigi ma mäletan, sellel ajal oli see Luminizer ja ma siiamaani mõtlen sellele, et tahaks seda uuesti osta, aga kuna mul lihtsalt on nii palju highlighterit, siis ma ei näe pointi. Aga kui mul kunagi peaks juhtuma see, et ma saavad highlightid otsa, siis see on järgmine toode, mille ma uuesti ostan. Nii, no väga tugev nina. Oh my god, mul on reast niisugune throwback Thursday praegu. Eriti see nina pidi olema nagu Elf või see Rudolf. Reast niisugune, nina pidi särama. Oh my god, huule pealt, et siit ma ei tee enam absoluutselt. Nii, lähme nüüd huulte juurde. Pakkuge ära, mis mul siiamaani alles on. Kylie Jenner lipkit. Kui te küsite, kas see on päris? Probably not. Las ma seletan teile. Ja samal ma teen neid huuli. Ma mäletan, et mul oli see mingi teema selle lillakate huultega. Et ma võib-olla üritaks seda kuidagi jäljendada. Mul oli teema siis selles, et ma tegin nagu lillad ja siis sees läks nagu heledamaks ja see oli minust mingi räige teema. Nii et ma üritan seda kuidagi, nii et seda kasutan sees ja mul on veel alles see, no see tuli muidugi hiljem, aga Jeffree Star'i, see mingi niisugune nude, see on veel alles, aga jah, mingit lillakat tooni tahaks teha. Kunagi ju käisid asjad niimoodi, kui sa tahtsid midagi tellida. Siis see ei olnud päris see, et ma lähen mingi Cult Beauty kodulehele ja siis tellin sealt. Vaid olid Facebookis grupid. Ma mäletan, üks oli see Share Boutique. Ja siis tema ütles mingi, ma tellin sealt lehelt, ma ei tea, sellel kuupäeval, pange oma soovid kirja. Ja siis sa saatsid talle, mis sa soovid, ja siis ta tellis ja siis maksid talle selle mingi summa sealt, eks ju. Et nagu ise tellida, girl, no. Mul on see. Perfect. Oh my god, tavai. Niimoodi ma siis selle Kylie Jennerin, ma arvan, et see on mingi järele tehtud asi, sest see maksis mingi 10 eurot. Või ma tegelikult ei mäleta, palju see maksis. Aga ja niimoodi kunagi saigi tellitud asju. Ja riided ka. Näiteks, kas te mäletate, kes on nüüd sellest vanusest, kas te mäletate sellist kohta nagu Everything 5 pounds? Oh my god. Ma lasin sealt endale tellida väga tihti asju. Väga tihti. Oot, üks asi, millega ma pole mitte kunagi kaasa läinud ja ei lähe ka, on ikkagi see overlining the lip. Ma arvan, et see ei ole vajalik. Kuigi sellel Kylie ju tegi seda ja tõi selle trendi nii-öelda meieni. Aga that's not for me. Kus see nüüd on? Jälle ma otsin seda taga. Nii, oota, vaatame ettevaata. Oi, see lilla. Oi, kuidas ma rokkisin seda lilla. Oi. No muidugi, mul oli tollel ajal veel lillakam. Ja nüüd paneme Kylie Matte Liquid Lipstick toonis Coco K. See oli minust üks kõige populaarsemaid ka. Oh my god. Ja paneme seda Jeffree Star'i nudega. Sest tegelikult sellel ajal oli väga populaarne kõik need nuded, huuled. Ma tunnen, et ma olen reaalselt aastas 2016. Selline oli minu look. Ma kinda avastasin oma mingit rockilikku poolt sellel ajal. Ja mis on kurb on see, et gloss oli no way. Nii et kantigi selliseid jube matte, jube kuivasid huuli, ma ei tea miks. Selline on minu 2016 aasta look. Ma
umbes midagi sellist tegin ilmselt. Väga oluline asi. Ma ei saa seda mitte teha. Me peame tegema pilti ja mitte ainuüksi pilti. Me peame kasutama Snapi filtreid. Oh my god. Ma eile kusjuures tõmbasin Snapchati uuesti alla, ma pole seda mingi aastaid kasutanud ja ma täiega lootsin, et seal on see, et et kui sa, et kõik need, mis sulle saadetakse, et sa näed neid ikka, isegi kui sa logid alles mingi aasta hiljem sisse ja ei ole. Nad kustutavad need ära mingi hetk. Nii nõme. Ma lootsin, et ma teadsin, et mul on mingi, ma arvan, 3 aastat ei ole olnud Snapchati, et kõik need 3 aastat, ma näen nüüd kõike, mida inimesed mulle saatnud on. Ei näe. Oodake, Snapchat läheb. Kuuleme mussi siin ka. See oli mul lemmiklaul. Panen teile screen recordingu peale. Oh my gosh. Seda filtrit ma kasutasin tihti. Nii, kus on mu... Obviously, kõige esimene asi, mis mulle kohe meelde tuli, on see kutsu filter. Nii, kus ma selle nüüd leian? Dog. Oh my god, yes. Lõpetage. Oh my gosh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Pilti ka. Oota, ei, nalja teed või? Oodake, ei, siis mul oli veel mingeid. Oodake. Why should... Who is that? Oh my god, nii fake. Issad jumal. Ma tegin ainult videosi nende filtritega. Jaa, see. Oh my god. Issa, miks ma arvasin, et see läheb nii naturaalne välja kunagi? Oh my god. Selline oligi minu 2016 aasta crazy. Ma loodan, et sulle meeldis see väike heietamise video ja sa nägid, kuidas ma siis oma meiki tegin. Ma arvan, et lõpetuseks paneme siia lõppu veel ühe bängeri ja laulame ja mjau. Oh, ma tean, millega me lõpetame. Aitab küll. Aitäh teile vaatamast ja näeme juba järgmises videos. Bye!